tere! Täna on nii, et ma olen jälle külas ja ma olen külas Aavol. Et Aavoga on nii, et vahepeal me oleme trehvanud kuskilgi koolitustel, et ikkagi on õnnestunud üksteist näha, aga külas uues kohas, see on uskumatu. Ja Aavo nüüd saabki oma teekonnast siis võib-olla siis tänasesse päeva rääkida, sellepärast et see teekond on minu arvates olnud muljetavaldav selles mõttes, et kust sa alustasid, kuidas üldse nagu konstellatsioonid sinuni jõudsid, tegelikult see on ka hästi huvitav. Sinu kohta ma ka ei tea, kust see info nagu tuli, et konstellatsiooni võiks siis, ma ei tea, siis rohkem teada saada, õppida konstellööriks saada. Jaa, tere ka minu poolt. Kogu oma lugu ma ilmselt ei jõua siin ära rääkida, siis me peaksin 3 päeva istuma Kalmariga laua taga, aga kuidas konstellatsioon minuni jõudis, oli aastal 2010 ja ma olin ühes töötoas, mis ei olnud üldse nagu nii-öelda selle vaimse maailmaga seotud, oli liivakella seminar Tuulemaal Valdorf koolis ja ma osalesin seal ja Maire Taska käis seal läbi viimas ühte nii-öelda näidissessiooni, kui nii võib nimetada. Jaa, me Taskaga 2010 alustasin või 9 alustasin, tegelikult 9 lõpetasime ja siis tema käis teatud kohtades ja mina käisin. Vinge, väga vinge. Ja see, mul õnnestus olla ka väljarasendaja ja see, mida ma seal kogesin, see kuidagi jäi minusse. Ja see tunne kandis kuidagi aastaid edasi ja siis, kui ma 2018 oli see, kui ma nägin sinu kuulutust. Nii et ise nägid kuskilgi? Ja minu meelest oli see kusagil internetiavarustes oli, aga ma mäletan seda, et siis oli sul 2 moodulit oli juba ära olnud. Sina tuli ja siis kui ma seda kuulutust nägin, siis ma tundsin, et ma pean sinna saama. Aga ma mõtlesin, et 2 moodulit on juba ära olnud, et kuidas ma niimoodi lähen, et kas ma jäin jälle hiljaks. Ja siis ma ei mäleta, kas ma vist kirjutasin sulle. Hiline oli teisigi. Ants oli ka hiline. Ants oli ka hiline. Ja siis ma küsisin, et kas ma saan veel liituda, et ma nii väga tahan tulla ja et ma tunnen, et ma lihtsalt pean sinna saama ja nii ta läks. See esimene grupp oli tõesti, et paljud lihtsalt pidid või tahtsid sinna saada. Katrega rääkisime, et Katre oli esimene registreerija gruppi, et ta juba nii kaua võttas ja järelikult seda infot pidid ka need nägema, kellel oli tõmme just sinna liikuda ja sinna saada. Ja mul ei olnud ühtegi nii-öelda ratsionaalset põhjust, vaid see oli nii tugev tunne lihtsalt, mida ei saa eirata ja mul ei olnud mingit plaani, et minust saab konstellöör ja nii edasi, et ma kujutasin ette, et kes ma 5 aasta pärast olen, vaid ma lihtsalt hüppasin vette ja tulin. Tulid siis peale teist moodulit või teist? Ma tulin minu meelest 3. moodulisse. Ja see ongi lubatud tegelikult. 3. moodul on see, kust edasi. Aga ma tegin esimese ja teise järgi. Ja. Vinge. Ja siis õppes nüüd, ma ei tea, sul on igasuguseid lugusid. Mina tean seda, et sa käisid seljakotiga ja olid selline nagu looduse lapse moodi või kuidas seda nimetada või sa nagu, see elustiil oli siis selline või? Kui ma nüüd päris ausalt faktidele otsa vaatan, siis ma ei tea, kas ma looduslaps olin, aga tegelikult sa ei nõudnud nagu palju enne. Ma olin hästi vähenõudlik, absoluutselt, et see, vaadates minu minevikku või kust ma tulen, et võib-olla see on
keskmisest pisut keerulisem olnud, et ja ma olen kuidagi õppinud vähesega läbi ajama, aga see oli ka elus oli selline olukord või hetk või aeg, et neid vahendeid ei olnud väga palju. Jah, ja siis vist töökohad kuidagi muutusid vist ja elukohad ja töökohad muutusid vahendel ja siis ma olingi niimoodi, et ma elasin toona Tallinnas ja kui ma Tartus käisin, siis magasin telgis Tartu linnas kusagil erinevates kohtades ja koolitusruumis põrandal vaiba peal ja seda koolitusruumi magamist ma tean ja mäletan. Ja, aga see oli loogiline tegelikult, miks mitte. Mulle tundus see täitsa okei, et kui kõik asjad on kaasas, peab siis kuskil hotellis olema. Et aga tunne oli nii tugev, et olen õiges kohas ja vajan õiget asja. Mis õppest endast nüüd nagu välja tooksid, no mina mäletan, et sinuga õnnestus mul teha grupile üks väga selline oluline moment, kus ma konstellatsiooni käigus jätsin su konstellatsioonitöö pooleli. Mäletad sa ise? Tead, ma ei mäletagi. Tead, sul oli see, et oli mingi info, mis pidi tulema ema kaudu. Ja kuna sul ema oli elus, siis oli võimalik nagu ema käest seda infot küsida. Nüüd meenub küll. Ja siis tegelikult grupp oli nõus enam-vähem mulle peksa tegema, et miks ma ei läinud konstellatsiooniga edasi. Aga pärast, kui sa olid selle nagu enda sees ja enda jaoks ära teinud, siis tuli sellest nagu võimas konstellatsioon ja siis see oli hästi õpetlik nagu tervele grupile, et mõnikord ei pea nagu ütleme, kui mingi oluline info puudu, siis ei pea lõpuni tegema, saab teha väikse stopi ja pärast edasi minna, jah. Ma ise mäletan sinu õppe osas just seda momenti, mis mulle endale ka hästi meelde jäi, et ta oli hästi õpetlik. Ja nüüd, kui sa räägid, mul tuleb meelde küll, jah. Nii õppest veel, kõik räägivad, tegelikult see 2 aastat oli ju kõva andmine. Kõik räägivad seda, et see oli kõva. No sellest võiks ka pikalt rääkida ja see oli väga intensiivne aeg. Ja siin ongi, kust nüüd alustada, et kui küsida, mida see õpe mulle andis, siis võiks hakata kuskilt otsast asja nimetama, et alguseks muidugi see, et töö on alati tellija materjalist, et kui me räägime konstellatsioonist, siis enda just nii iseendale ja kui kellegi teisele tehes, et ei saa kunagi teha rohkem, kui inimene on valmis vastu võtma, nii ka õppes, nii ka minuga. Ja kuna mul oli neid asju, mida vaadata ja millal valgust heita, siis mul põhimõtteliselt see õppe kuluski nii-öelda iseenda tervendamisele, kui nii võib öelda. Oota, aga sa ju lõpetasid ka hiljem. Ma lõpetasin hiljem, jah. Aga mitu aastat hiljem, 1 või? Äkki oli mitu? Rohkem ikka. Ma oleks pidanud lõpetama 2020, aga 2023, kui ma õigesti mäletan, ma tulin tegema seda lõpueksamit. Ja sai see supervisioon, see nimi, siis sai päris hästi tehtud. Aga see paus tuli siis ka nagu eluliste... No seal oli põhjuseid oli mitmeid. Koroonaaeg oli siis ju ja siis ma kolisin ära Tallinnast ju siia Lõuna-Eestisse. Ja muidugi, ega ego mängib ka ju rolli meil vahest, kui siis ma arvasin, et tühja mul selle tunnistust ei olegi vaja, ma juba tean piisavalt. Aga selline mõte ka ikka oli või? Loomulikult igasuguseid mõtteid tuleb pähe, sest ma olen ka inimene ja ma ei saa.
et ma lihtsalt tundsin jah, et nüüd ma juba tean midagi ja ma juba oskan midagi ja ma tean, kuidas maailmas asjad käivad ja keegi ei tule mul tunnistust küsima, noh, siis ma ei, ega ei tulegi. Võib-olla, et ei tulegi, jah. Aga teine asi on see, et hea on lõpetada ära asjad, mis on alustatud, et kui asjal on algus ja lõpp, see loob enda jaoks kuidagi hoopis teise tunde. Ja meeste puhul on see eriti oluline, et asjad. Ja kusjuures see oli üks minu mustritest, mille ma murdsin sellega, kui ma tulin tegema sulle seda lõpueksamit. Ma ei ole sulle seda rääkinud, aga mul on elus olnud ma olen olnud sellises mustris, kus ma alustan mingi õppe või mingi kooli, aga ma ei vii seda lõpuni, sest mul jääb eksam tegemata. Ma tean teisigi erinevatel põhjustel, mis ma endale nii-öelda peas loon, erinevad põhjendused, miks ma ei peaks seda tegema. Aga sinu juurde tulles supervisiooni tegema, ma selle mustri murdsin. Ja nüüd siis tegelikult sa oled veel 2 õpet nagu läbi. Ma läbisin, mulle ühest ei piisanud, kuna mul oli neid läbitöötamist vajavaid asju oli nii palju, ma pidin teised 2,5 aastat veel juurde õppima siis Tiigu Potsmani ja Kadri Kriisiku koolis. Okei, jah. Ja endiselt see õpe läks nii, et ma ei mäleta, kas mul on olnud mingit sellist kindlat visiooni, et minust peab saama konstellar. Et see on olnud hästi tunnetuspõhine ja see on kuidagi ikkagi kõik see õpe on käinud läbi minu enda, ta on ikka sinu enda liikumistega kooskõlas kuidagi. Absoluutselt. Ja mis on huvitav on see, et kui minu sees on toimunud ära mingid protsessid, siis välismaailm on mulle väga selgelt seda näidanud, kus ma olen. Et see muidu võib-olla ma ei usuks. Aga minu puhul on see olnud küll nii, et ma saan aru sellest iseendast toimunud muutustest just selle järgi, kuidas on muutunud välismaailm minu ümber. Ja see 100% on toiminud. Aga kui nüüd minna su küsimuse juurde tagasi, et mida see õpe mulle on andnud, siis üks olulisemaid asju, mida mina näen, on kindlasti see, et ma olen õppinud võtma vastutust. Kas see on? Jääb nagu mulje, et sa võtsid vastutust. No see on trikiga. Ja ma võtsin vastutuse teiste eest. Seda küll. Sa olid ikka selles päästmise energias. See on väga loogiline. Kui ma õppima tulin, ma olin valmis vastu võtma vastutust ükskõik kelle teise eest, aga mitte iseenda elu eest. Nii vist on. Ja väga üllas on ju teha seda kõike, aidata teisi, nii et nagu veli endal ninast väljas on ju. Ja ma ütlen siin vahepeal, et konstellatsiooni üks põhitõdedest on see, et päästjad või teiste elu elajad ei ela enda elu. Just. Ja kui nüüd mõelda sellele, kus sa praegu oled, mis on see situatsioon, millega sa praegu tegeled, kus sa praegu elad, kuhu on see tee sind nagu viinud, siis no see tundub mingis mõttes nagu muinasjutt. See on tegelikult ime minu enda jaoks ka, No järelikult sa oled ikka nii palju ära teinud, et sulle elu teeb kingitusi. Ma tahaks väga uskuda seda ja ma ütlen nii, et ma olen väga palju rassinud iseendaga küll jah, oma alateadusega ja oma mustritega ja pereelu, praegu elamine, kõik on ju, no mina ütlen, et ma kadestan siit natuke, et täitsa mõtled. Ma võin olla, jah, ei taha ära sõnada, aga ma olen õnnelik täna. Ma olen ka öelnud, et ma olen selles kohas, kus ma olen tahtnud olla võib-olla 10, 15, 20 aastat tagasi. Ja tundub, et sinu puhul saab sama öelda praegu. Mina veel 20 aastat tagasi ma veel ei teadnudki, mida ma üldse elud tahan ja kes ma ise olen ja kuhu suunas ma võiksin liikuda. Siis oli veel alkohol ka minu nii-öelda üsna tihe kaaslane.
lihtsalt aeg on selline olnud, ega see aeg ja energia ta noh, ei saa nagu siis olla võib-olla eraldi sellest suuremast taustsüsteemist. Nii et jah, me istume nüüd väga ilusas, suures, avaras individuaalses majas, kus ma käin ringi suu lahti, et tahaks ise ka sellist. Ja praegu sul nagu amet on ka väga eriline, et räägi paar sõnast sellest ka, millega sa praegu tegeled ja kuidas seal siis konstellatsioonid? Jaa, praegu lõpetasin just kevadel 3-aastase õppe kõrgkoolis, õppisin hingehoidjaks. Ja sellega on ka selline lugu, et mind koondati ära eelmisest töökohast. Ja kuna vanust oli juba piisavalt palju, siis ma hakkasin mõtlema, et mida edasi. Et ma olen ka oma elus teinud päris palju erinevaid töid ja kuidagi tundus, et tahaks midagi teistmoodi teha, et ma ei taha enam sinna vanasse rööpasse minna, et see on juba selge, see on juba läbi käinud. Tehtud ja proovitud ja selge ja mitu korda veel on. Ja siis üks sõber ütles mulle, et kuule, et aga sa võiks minna hingehoida õppima, et see sobiks sulle. Vahepeal sa olid see kogemusnõustaja. Ja ma tegin vahetult enne sinu kooli tulekut, ma käisin kogemusnõustaja koolitusega. Ütleme nii, et sealt saigi alguse minu teekond, siis selline enesekaemuslik teekond ja konstellatsioonis läks see niimoodi ikka sügavale. Niipidi oli siis. Ja siis nüüd oled see hingehoidja. Nüüd olen hingehoidja ja töötan hooldekodus igapäevaselt. Ja plaan on sügisel minna magistrisse õppima veel edasi. Magister, mis see siis nagu tähendab? Magistrikraad sellel minu jaoks täiesti ka avastamata maailm. See tähendab seda, et saab minna sügavuti rohkem veel sellesse teemasse. Et kuna... Ja mis see töö siis selle tulemusena lihtsalt sa oled nagu rohkem tead sellest asjast? Ma tean sellest rohkem ja see magistriõpe, ma usun sellesse ja ma olen seda ka kõrvalt näinud, et see magistriõpe toob välja inimesest selle tema loomuliku olemuse, et see on eelkõige ka sinu enda jaoks. See on kogu aeg on ka minu jaoks, et see 3 aastat, kus ma õppisin Usuteaduse Instituudis, et teoloogia oli minu jaoks täiesti uus maastik. Ma olen seda tegelikult Riias õppides saanud usuõpetuse või erinevad usundid ja neid meil oli väga hea professor, kes rääkis sellest. See on tõesti uskumatu, et seal võib leida ka nii palju huvitavaid, ma ei tea, pakte, kohti. Kui saada üle sellest eelarvamusest, et piibel on mingi täielik jama ja mingi väljamõeldis, et kui avada oma mehel sellele täiesti teistsugusele maailmale. Ja, ma olen nõus. Siis seal on väga palju võimalust nagu enese arenguks ja enesega tuttavaks. Nii sinu selle saatuse teel kõik need sammud, mis sa oled teinud, on ju viinud sellesse kohta, kus sa praegu oled, järelikult sul pole nagu kahetseda pole midagi, pigem. Absoluutselt mitte. Ja ma näen, et need on kõik olnud vajalikud sammud ja see, et ma konstellatsiooni kooli tulin, ma arvan, et ma täna ei oleks siin, kui ma seda ei oleks teinud. Üks viib teiseni. Üsna veendunud. Üks viib teiseni, see on fakt. See on fakt sellepärast, et see suhtlusring ka seal ja sealt jälle uuesti nagu enda täiendamine ja see on vinge. Et see õppe andis veel seda, et mis on ka väga oluline, et ma
võtsin enda vastu sellisena, nagu ma olen. Ja kõige sellega, kust ma tulen. Sest ma olen läbi elu tundnud häbi selle suhtes, et noh, ma olen häbenenud seda oma tausta ja oma vanemaid ja seda, milline ma ise olen ja et ma ei suuda paremini ja ma ei oska ja ma ei tea ja ma ei saa hakkama ja kõik see, noh, et ja see seob meie energia ära. Mida rohkem me ennast peidame, alla surume, see seob meie energia ära, me ei saa, meil ei ole, me ei saa liikuda, meil ei ole seda vaba energiat, millega maailmas toimetada. Just. Ja mida rohkem see vabaneb nende hirmude ja kõikide asjadele, mida me endast hoiame, seda rohkem me saame välismaailmas toimetada sellena, kes me päriselt oleme tegelikult. Ja, nii on. Igal juhul mul on hästi hea meel, et sa olid nõus seda lugu rääkima, sellepärast et sinu see õppeprotsess on tõesti väga eriline olnud ja konstellöörina sa ei tööta, ma ei tea, kas sa vahepeal midagi oled teinud, aga näed, ka nii on sellest kasu olnud. Ja ma täna ei tööta tõesti konstellöörina, aga see meetod kui selline hingehoius saab seda suurepäraselt kasutada, sest ma näen inimest tervikuna, oluliselt suuremat pilti. See süsteemne vaade on minu meelest väga oluline, et kui sa inimestega töötad, siis see annab väga palju juurde. Ja mitte ainult töös inimestega, ma näen seda, et ka meie igapäevases elus ja suhetes, kui ma näen inimest nagu suuremat, kogu tema taustaga, sellega, mida ta endast kannab. Et tagajärjede maailmast minna nagu sinna, mis mingi asi andis just sellise tagajärje, miks just nii asjad juhtuvad. See just see. Just. No vinge, ma olen tänulik ja vaatame, kellega meil õnnestub veel suhelda. Igal juhul Aavoga nüüd selline jutuajamine sai just selline ja järgmiste kohtumisteni. Tore, et sa tulid. Aitäh.